Magilist uut nädalat. Seekord teeme natuke teisiti, vaatleme tähtkujude kaupa siis, et mida on nädalalt oodata. Sest soovi on selles osas avaldatud ja proovime siis niipidi. Kui sa veel ei tea, siis mul on Anneli, elukutseline taralugeja, suhte tervendaja siin siis, et ta selgemad teed. Sel nädalal siis tulevad esile isa teemad taas kord, et kuidas edasi liikuda nii, et ei mõistaks oma isa või isa figuuride üle kohut, vaid pigem ühenduks sügavamalt, et need isa ja isaduse, mehelikkuse teemad meie sees, meie ümber, see on siis selline tuum, millega tegeleda. Kõik, mis hoiab sind seisakus elus, mis tuleneb siis sellest, et sellest on vaja süüvida. Et see aitab sul endal siis olla õnnelikum, isegi kui sa ei taha sellega tegeleda, isegi kui sul ei ole teadaolevalt isa näiteks, oled lapsendatud, mis iganes olukord on, siis ikkagi see mõjutab meid. Et selline, võiks öelda, et selline kirglik, tugev energia meie sees, mis tahab igasse suunda joosta, möllata, selline, seal all on tegelikult ikkagi selline soov, et oleks keegi, kes on sinu poolel, keegi, kes on selline isalik figuur, siin kaitseks, hoiaks, et endale valetamine, et mul ei ole abi vaja, mul ei ole kedagi vaja, ma sain ise hakkama. See sisemine laps tegelikult tahab võitlust ja tahab seda nähtust ja tahab tunda, nagu me kõik otsime alateadlikult võib-olla sellist heakskiitu oma vanemate poolt, et siis see sisemine laps tahab seda märgatust. Kas siis sinu enda poolt või kellegi teise poolt, aga seda märkamata jätta, see tekitab sellist reedetuse tunnet tegelikult. Ja reedetuse tunnet võimendab veel ka seegi, et kogu olema tugev, ei tohi välja näidata, kui väga ta läheb teiste arvamus korda, kui väga tahaks tegelikult teiste ees esineda, etelda, rääkida oma lugu, näidata oma oskusi, et selline oma fantaasia maailmas just kui teeks seda, näiteks kõneleda inimeste ees või esineda inimeste ees ja ideid on, aga siis takerdab selle taha, et mul on veel palju õppida, ma ei ole valmis. Aga tegelikult õppe on ju elu kestab, et kunagi pole sellist tunnet, et ma olen nüüd täiesti valmis inimeste ette astuma oma oskuste ja oma võimetega, et selles mõttes enesekindlus on ka otsustamise taga natuke, et ma lihtsalt proovin, vaatame, mis juhtub, järgmine kord tuleb paremini. Mis tuleb esile siis tõesti see isaduse või isaliku energia teema, et kui sa endale ütled, et sa ei vaja abi, siis sinu sisemine laps ei saa särada. Sest laps, eks ju, kui ta tunneb seda toetatust ja seda turvalisust, siis ta julgeb ja laulda võõraste eest, julgeb minna uut mänguväljakut avastama, nii on ka eluga, et kui sul on selja taga see isalik energia, mis sind kaitseb, toetab, siis sul on julgus elu avastada. Ja see ei pea alati tulema isalt, võib tulla su partnerilt, võib tulla mingilt mentorilt, võib-olla tuleb sinu enda seest, kus sa ise oled endale isa või ema eest, aga igal juhul see on vajalik. Näitab siin just kontakti füüsilise maailmaga, eks ju siis küllusega, kõige materiaalsega, et kui on selline stress seesmiselt ja võib-olla isegi ebapiisavus tunne, see siin viitab pigem just meestele, et kuidas on nende enda kontakt meheliku energiaga, aga naistel on see pool, et kui on selline mitte piisavuse tunne, et ma ei suuda seda varalist, rahalist küllust luua, siis on selline viha ja tunne, et see on ebaõiglane, ma rassin, aga näed, küllust ei tule. Et siinkohal soovitatakse endale mentor leida, kui sa tunned, et asju on liiga palju, ei ole seda fookust ja rahaline pool kuidagi lappab, siis tasub mingi mentori figuur tõesti enda ellu võtta, kes seda siis isalikku energiat ja kaitstus sulle saab tuua, et vahest mentori idee ei olegi see, et ta sulle võib-olla mingisuguseid praktilisi näpunäiteid jagab, aga lihtsalt see energia, et keegi on sinu poolel ja keegi juhatab sind, siis tuli see saatan välja, vaata, mis see tähendab. Varjupool, saatan kui varjupool, see viitab siis sellele, kui sa tahad kõike kontrollida, enda kätte võtta, kogu vastutust ei taha teistele ennast avada, et siis see on ka selline koht, kus tegelikult ei võta ja ei luba sellist isalikku energiat enda ellu. Et tegelikult ikkagi kogu see kire energia, mis on millessegi suunatud, et sa lähed ja kappad mööda maailma, proovid asju luua, et tegelikult see on ikkagi ka mingisuguse heakskiidu teenimise baasilt siis tulnud see tahtmine seda teha. Et me kõik ikkagi vajame seda isafiguuri, muidu on selline üksinduse tunne seal all. Et loomulikult see tiivustab meid võib-olla looma rohkem ja olema iseseisvad ja tugevad ja tegusad, aga sisimas ikkagi
tahaks seda sügavamat ühendust. Nii et vaata ausalt siis endale otsa, sest kõik sellised suhted meestega enda ümber, enda sees, eriti just lähedastega, mida lähedasemad nad on, kõik konarlused, kohtumõistmised, mingisugused sellised keerulised situatsioonid ikkagi viib tagasi isa juurde. Nii et alusta sellest tuumast ja liigu siis edasi. Ja kui sul on selle keerukusi, võid ühendust võtta, teeme väikse konstellatsiooni või sessiooni ja vaatame. Aga lähme nüüd tähtkujude juurde, mida siis võiks sel nädalal silmas pidada. Jääradele sel nädalal avanevad uued uksed. Seesmine balanss nagu oli, aga mingi hävituslik jõud pääseb võidule. Nii et olete vaatlik, kui sa oled jäär. Et selles on oma selline sõltuvuslik muster, et vahest kui läheb hästi, siis lükkame selle torni ümber ja lihtsalt, et olla tugev. Võib-olla on näiteks mingisugused vestlused ja selle asemel, et luua diplomaatiliselt paremaid suhteid, siis lihtsalt lajatud kellegi oma tarkusega. Et näitab siin natukene elust kõrvalehoidmist, inimestest kõrvalehoidmist, seismised on segadus. Tahaks nagu liigselt olla sellises pehmes energias hetkel, ei taha vastutusi võtta ja selle meheliku poolega enda sees tegeleda. Sellepärast, et selle sees on kurbus, et see isa teema kuidagi tuleb siit läbi sellise üksinduse ka esile. Ehk siis, et kuidagi taha sellega tegeleda, aga see tähendab ka ju, et enda meheliku poolt tegelikult vastu ei võtta või oma partneri meheliku poolt. Et tahaks sellest minema joosta ja kuidagi ringi minna sellest mööda, et siis nagu saaksid oma stabiilsus elus luua ilma sellega töötamata, aga võta näpust, see on siiski väga olulisel kohal ja kuidagi jääradel sel nädalal tuleb üldse väga palju teemasid esile teemal, kes on see tark, see ekspert, see, kes kellele jääb viimane sõna, eriti suhetes, et kui sa kellega ühendud ja oled autentne, siis selline iha ja võimukas energia tahab esile tulla. Just sellepärast eriti lähedastega seoses, et on hirm tegelikult tiimitöö ees ja see selline võib-olla meheliku või sellise juhi energia sisse lubamine oma ellu ja oma otsustesse on raske. Eriti mis puudutab materiaalset maailma, et siis on selline suur stressikoorem õlgadel ja kuidagi on väga raske vaadata enda kurbusesse üksindustundesse. Tahaks selle meheliku, isaliku rolli kõik enda kanda võtta, oled sa siis naine või mees, vahet ju ei ole. Ja siis tahaks sellest põgeneda, seda on liiga palju. Et see suur vastutuse koorem, see on väga raske, tahaks selle maha visata, et kuidagi oleks vaja see balanss leida rohkem, oleks pereenergiat, inimesed sinu selja taga, inimesed, kes sinuga koos teevad, et see vastutus oleks ära jagatud tegelikult, siis on õnne rohkem nii sul kui teistel. Ja ka sõpradega, sõbrad on ka ju hingepere, et pööra rohkem tähelepanu sellele, mida sa tahad ja mis sind tagasi hoiab, et siin on mingi süütunne, kui sa kõik ära ei tee, kõik ei saavuta, kohe kui sul tuleb idee, kohe peab ära tegema, aga see on natukene selline põgenemisele viiv asi, et kui sul on kohe ideed, sa hakkad kohe nendega hirmsasti kiiresti tegutsema ja tahad kõike kontrollida iga väikest pisi asja, siis sa ei pühendu tegelikult sellele. See kiire energia ju vaibub, see on liiga nagu lahvatav leeg ja siis, kuna see on nii intensiivne, hakkab palav, lõpuks pead lõkke ära kustutama lihtsalt ja siis see kuidagi soigub ja vaibub kuskile. Et see selline tiimitöö oleks parem. Näitab, et ei oska väga ühenduda just professionaalses mõttes, et milline oled sina oma töömaneeris, oma töö olemuses, olekus, kas oskad autentselt ühenduda inimestega või mitte. Vaata seda kohta, see tuleb sulle kasuks igas mõttes, kui sa selles koha endas avad ja kuidagi julged inimestega rohkem ühenduda tegelikult. Siis oled sa rohkem nähtud sellele, kes sa oled ja jääradele siis käesolev nädal õpetab rahu sõlmimist ja diplomaatiat tegelikult. Just kui sa kellegagi koos midagi teed, eriti just materiaalses maailmas midagi lood, näiteks tööalaselt või tõesti mingid projektid, et see tekitab stressi. See võib kodust elu puudutada. Aga soovitatakse siin, et räägi asjadest ikkagi saada nagu selles osas omalt poolt ka mingid sõnumeid või mõtteid jaga, et
noh, kui tekib selline vaidluse impulss, siis siin on mingi haaval, tunned ennast reedetuna justkui ja ei oska päris suhelda, siis tegele sellega, katsu leida kuldne kesktee ja tõesti siis ikkagi mitte kõike kontrollida, rahu. Et ei pea kogu aeg olema see, kes teeb hästi, kes on tubli, kes on nähtud. Et julge abi küsida, abile loota, et see aitab ka ärialaselt igas muus mõttes ka edasi tegelikult. Et sinu ideed ei pea jääma ainult sinu enda pärusmaaks. Vallalistele jääradele siis ka toob tegelikult nädal sellist energiat, et kui sa ei suuda ära otsustada, kas keegi on sinu jaoks või ei ole, siis tegelikult siin ongi selline loomomane tunne, et ei taha ennast avada ja mingist oma mullist välja tulla tegelikult, sest seal on rahulikum olla ja see on okei, naudi seda, sest muidu peab hakkama mingite hirmudega ja endale valetamise teemaga tegelema, et sinu sisemine laps tahab tegelikult praegu tähelepanu palju rohkem kui sinu täiskasvanud mina, kes siis otsib tähelepanu kuskilt väljast poolt. Et selline enda ja võib-olla vaimsete suundadega tegelemise aeg pigem, et siis keskendu rohkem sellele ja siis tuleb ka hingesuhulus ja armastus. Rahaasjades siis jällegi ka näidatakse siin, et ei ole aeg mingeid rutakaid otsuseid teha, pigem ära fokuseeri sellele liigselt, sest pidevalt on mingisugune selline pinge maiste ja varaliste asjade osas praegusel nädalal, et siis võtta rahulikult, võib-olla käi ringi, reisi ja proovi pigem tegeleda oma sisemiste asjadega. Näitab, et kui sa suudad koostööd teha ja oma lähedasi ligemale lasta, siis tegelikult sinu ideed saavad palju suurema tuule tiibadesse. Siis hakkab ka raha voolema. Sõnnidel on pisut jääradega sarnane energia siin sel nädalal, et sinu sisemine laps vajab toetust, et sa saaksid särada ja olla kuidagi oma väes. Ja kui sa tunned mineviku haavade pärast ennast rumalalt, et just kui läksid millessegi sinisilmselt, arvasid, et see on nüüd eluterve, see on väga hea suhe või väga hea projekt ja siis tegelikult see tekitas südamevalu ja vaidlust ja ärevust, et siis ära muretse, sa oled nüüd eluterved piirid luua suutnud ja sinu tõeline mina teab tegelikult väga hästi, millised suhted sa luua soovid ja nii siis tööalaselt kui eraeluliselt. Et sa ei lase kellelgi ennast enam kontrollida, ära muretse, kõik on hästi ja kui sa tunned tõesti, et sa ei taha kellelgi ennast avada, ei taha tegelikult nendele pühenduda, see on okei, ega ei pea kogu aeg seda tegema. Ma näen paljudel siin tulevad esile mingisugused sellised olukorrad, kus sul oli stabiilsus ja siis kellegi teise selline kriitika ja samas varjupool, mõnel puhul ka sõltuvus, inimesed, kui nad on alkoholi millegi küüsis, võivad olla päris karmisõnalised või öelda midagi, mida nad päriselt ei mõtle, siis tekitas kurbust ja sellist tunnet, et ei tahagi kellelegi väga palju anda. Et siin on mingi selline hirm tuleb esile, et kui asi puudutab füüsilisi asju, kas siis füüsilist lähedust kellegagi või maiseid varalisi toiminguid, et siis nagu rahulikum ja mõnusam teha seda ise, kui et tunda hirmu, et kui keegi sind aitab või sa ootad kellelgi abi, et siis äkki jällegi sind ei toetata. Et see sisemine laps tahab ka sellist nagu turvatunnet kellegi või millegi poolt, et muidu ei tahaks nagu väga pühenduda teistele inimestele. Suhetes ka tuleb esile siis see, et nii kui sa tunned sellist elutervet edasiliikumist, et just kui sinu ja teise inimese vahel on selline hea koostöö, siis tekib selline hirm hülgamise ees ja see võib esile tuua vaidlusi. Et see ärevus kisub välja vaidlusi lihtsalt selleks, et näha, kas inimene jääb su kõrvale. Et vahest inimesed testivad niimoodi oma partnerit. Et sellisel juhul tasub mitte mainida selliseid sõnu nagu lahkuminek või et ühesõnaga ära siis hävita ära seda vundamenti. Et ükskõik mis hirmud esile tulevad, siis ei tohiks välja öelda selliseid asju nagu lähme siis lahku või võib-olla sul ei olegi mind vaja või sellised lõplikud sõnad, mis tegelikult seda turvabaasi nagu murendavad. Siis kui need sõnad on õhku juba pandud, siis see võtab turvatunde mõlemalt inimeselt ju ära. Ja elu praegu toob sellist kiusatust või varianti edasi liikumiseks.
et näiteks pakutakse mingit teist tööd kellegile või mingisugune uus silmarõõm pakub tähelepanu ja siis testitakse seda suhet. Aga ma näen, et see on pigem test, siin näidatakse, et ära mine liimile ja keskendu sellele, kes on päriselt su hingepere, kes on päriselt sinu jaoks olemas, ära siis lase oma hirmudel luua põhjusi, miks suhtest minema minna. Vallalistele sõnnidele ka siis nädal toob sellist hirmuga silmitsi seismist, eriti just, mis puudutab enesekindluse teemasid ja seal alla mingid vihad ja mitte andestamised, mis puudutab siis sellesse, et kuidas sind on koheldud, et see oli ebaõiglane kuidagi ja see viha kuidagi kandub edasi. Ei tahaks ennast sellele avada justkui, et selline ja natukene reaalsusest irdumise tunne, jälle mingid sõltuvused tulevad ka esile ja varjuküljed, et mingid kohtumõistmised inimeste kohta, kes siis võtsid ära sinult selle elu stabiilsused, kui sa oled olnud suhtes kellega, kellel olid sõltuvused tõesti või kelle vari oli lihtsalt nii tugev, et see lõi kiilu teie vahele, et siis siin näitab, et sa ei pea süüd tundma, et sellise inimese valisid või et asjad läksid nii, nagu läksid, et saatus toob sellised inimesed ka meile ju selleks, et me õpiksime, mida me päriselt tahame. Kui me ei taha elutervet sellist nägemust kaotada ja siis me peame läbi kogema selle ebaterve suhte nii-öelda ja siis me saame läbi sellise selguse, et mida tähendab üldse eluterve suhe, kus mõlemal partneril on jalad maa peal ja selline õiglus ja tarkus sisemine valitsevad ikkagi, mitte inimesed ei lahma ja ei ütle üksteisele kohe vihasena igasuguseid asju, mis pähe tulevad. Et siin selline rahusse jõudmise hetk on iseendas tegelikult, kus on diplomaatia, suudad järgi mõelda enne kui midagi ütled ja ootad seda ka teiselt tegelikult. Rahalistes asjades ka öeldakse, et ära tee rutakaid otsuseid ja tiimitöö on see, mis viib su asju edasi. Et igasugused sellised südamevalu tekitanud teemad rahaasjades, mis siis olid kirjaenergiaga seotud, siin mõnedel tulevad esile, et näiteks suhtes sa panustasid liiga palju rahaliselt või andsid kellegile raha, kellele sa olid võib-olla kellesse sa olid armas, ütleme nii. Et siis ei tundunud õiglasena. Nüüd on aeg keskenduda sellele, mida sina tahad. Ja tee seda siis kohe rõõmuga. Ei pea mõtlema kõigile teistele alati. Näitab siin ebapiisava tundega tuleb tegeleda. Et olla nähtud sellele, kes sa oled, ära kaarda. See ei ole isekas, kui sa keskendud sellele, mida sa tahad. Näitab siin armastusega tegelemiseks ei ole päris see aeg, et need varjuküljed on kuidagi väga tugevalt esilisel nädalal, ehk siis peaprioriteet peaks olema ikkagi rahul. Kui sa tegeled maiste asjadega ja seksuaalsete asjadega ka, siis see tekitab suhtlusprobleeme väga paljuski, kui sa ei suuda seda rahu säilitada, et juhendu sellest sisemisest rahust kogu aeg. Siis kaksikutele tuleb selline ebapiisavus tunne, mingid ebakindlused tulevad esile ja stress sellest, kui peab kellegile sõnumeid saatma, eriti mis puudutavad enda tähistamisi, enda võidukäike, enda saavutusi just tööalaselt. Et siis on aeg õppida kuidagi tunnustust saama, tunnustust vastu võtma. Et selline, sa oskad teisi tunnustada, ma näen siin, et kui keegi on sind aidata, siis tunnustad neid, aga kas sa ennast ka tunnustad? Et selline ka süke kontrollivajaduse energia tuleb läbi siit mulle. Siis on kurbust, üksinda olekut. Et selline pole nagu kellelegi ja millelegi ennast pühendada, mis on siis endast väljas pool nii-öelda. Viitab siin ka mentorile ikkagi, mingi õpetaja või keegi, kes aitab sul olla nähtud, et praegu on selline ikkagi kuidagi vähe, avalikult siis enda avamist, vähe kuidagi teistel otsa vaatamist ausalt sellele, kes sa oled, et kuidagi oleks hea, kui sa julged rohkem sügavuti ühenduda. Ja siin see isa teema tuleb ka esile selles mõttes, et kui palju sa tunned ennast turvaliselt maailmaga ühenduses.
kas tunned, et keegi on su selja taga, kaitseb sind, kui isaga suhteid ei ole häid, siis võid mingi teise meessoost esivanema või kaitsja või mentori figuuri sinna panna energeetiliselt, et see peretoetus oleks sul olemas, sest selles on meie juured ja meie vägi. Põhiteemad on autentsus ja julgus olla sina ise, et sa ei peidaks ennast kuskile nurka, kuskile ära, vaid naudiksid seda uut energiat, mis tuleb uutest algustest, uutest ustest. Isa teemadel ka mingid kurbused ja saamata jäänud võib-olla hetked, olemata jäänud võimalused ühenduda tulevad esile, selline südame valupesut, aga samas ma näen, et on võimalus kuidagi endale seda õnne luua ja seda sügavat ühendust luua ka oma lähedastega. Et isegi kui sul isa ligidal ei ole või suhtlust ei saa toimida, siis saad enda sees selle rahu ikkagi teha läbi selle, et sina oled see suurem ja targem, energeetiliselt siis. Aga ikkagi seda kaitstust ja head tunnet oleks vaja, et keegi on sinu selja taga ja toetab sind. Et selles mõttes meie juured ja meie vägi, eks ju, poolest on suurim toetus. Ja see mingi kiusatus on natukene omaette olla kuskil nurgas, vaadata elu niimoodi distantsilt. Aga ikkagi näitab, et kui sa julged tähistada ja teistele avada seda, milles sa edukas oled, milles sa hea oled, mida sa saavutanud oled, siis teised õpivad sellest. Võtta siis sellest kui võimalusest teisi inspireerida. Ja see ei ole ju halb asi, et sul on elu stabiilsus. Siin viitabki vahest paljude puhul ka isa haavale, kui isa poolt ei olnud sellist toetatust ja tahaks nagu seda abi või mingit toetust, et siis sa oled selle ise loonud tegelikult endale. Ja see on sulle õpetanud nii mõndagi, nii et saad seda teistele ka õpetada. Kuidas oma hirmudega silmitsi seista, igasuguste vaidluste, ärevustega, et kuidas need selged piirid, mis sa oled loonud, et kuidas sa sinna nii jõudsid. See võib teistele ka olla väga õpetlik, nii et ära hoia ennast tagasi selles mõttes. Armastusasjades ka näitab, et õpi siis tõesti balansseerima kirge ja sellist romantilist poolt. Et oleks selliseid, tööalaseid suhteid ja edu ja oleks ka sellist kodust mõnusat nõnjut olemist. Et kuidagi koduse elu eest ei tahaks endale üldse vastutada, tahaks kellegi teise õlule selle lükata, see on okei, aga siis vähemalt räägi läbi, et viitab siin, et mingisugune kurbus tahab esile tulla kogu aeg ja tahaks seda protsessida üksi, et siis tasub oma partnerile võib-olla mainida, et mul on lihtsalt mingi oma protsess käsil ja diplomaatiliselt siis seda nagu sõnastada, et partner ei tunneks, et see justkui jätaks teda meelega kõrvale. Mingid kurbuse teemad tahavad siin esile tulla ja pannud südame valud eriti isa teemadel just. Rahaasjades ka näitab, et kui sa siin mõtled, kas vana või uus, siis uued uksed, uued algused viimad siis tähistamiseni. Et vanad asjadega mingid abitlust tekitavad, vanad kinnijäämised, et kui võimalik, siis liigu uue juurde. Kui sul on siin mingid ärivariandid või projektid, siis uus oleks parem. Ütleme nii. Ja. Nii vähid. Vaatame, mis see nädal toob siis. Vähkidele räägib nädal suhtlusprobleemidest natuke, nii et oled siis ettevaatlik. Kohe, kui sa hakkad väljendama, mida sa soovid, siis mingid meesfiguurid või sellised juhtfiguurid justkui valetavad selles mõttes, et lubavad seda sulle tuua või anda või kuidagi ühenduvad sinuga sügavuti, aga kuidagi sul tekib mingi varjatud ärevus, et nad justkui võistlevad sinuga. Ehk siis, et kui sa oled naine ja on mees, kes siis tahab sulle kõike pakkuda, aga tegelikult võistleb sinuga, kui sul on endal ka edu või mingid saavutused, siis ei ole väga hea näitaja sul, kui sa oled mees ja sul on sõbrad sellised või töökaaslased, siis samamoodi, et see on selline varjatud võistlusenergia. Et jää siis iseendaks ja tugevaks. Ära karda
seda reetmist või kellegi poolt alla surutust, kui sinust tekib viha selle vastu, siis see on eluterve, see on enda piiride kaitsmine. Parim viis sellega tegeleda siin on jääda tugevaks. Parim viis sellega tegeleda on jääda tugevaks ja oma viha siis eriti kui sa oled kedagi aidanud ja ta nüüd tahab sinuga hoopis võistelda selle asemel, et olla tiim, et tekib siin viha, mõnes mõttes süütunnet, et ise ei seisnud enda eest, et siis lihtsalt katsu leida see balanss enda sees tagasi ülesse, et kui sina jääd rahulikuks ja valid siis teised tiimikaaslased või inimesed, kes tõesti toetavad su edu, siis näitab siin tähistamist ja oma saavutuste üle uhkuse tundmist. Et see, kes sinu vastu praegu töötab või sind alla proovib suruda, on see siis sinu keegi väga lähedane inimene või töökaaslane või keegi muu, siis temale tegelikult maksab see kätte, sest näitab, et sina oled see targem nii-öelda, kes loob selle rahalise kindluse temast suuremana siis ühel hetkel. Nii et eks ta siis omad vitsad peksavad, nagu öeldakse, nii et ära siis muretse, vaid jää endale kindlaks, ära lase ennast tagasi tõmmata. Armastusasjades ka siis viitab, et sa oled autentses kohas endaga, sul on elukogemus, millest sa saad kedagi õpetada, kui sa tahad, muidugi ära võtta endale mingit õpilast armastusasjades, poleks väga mõistlik, aga sul on võimalus luua see maine balanss, rahaline ressurss ja kõik see, mis on vaja, et sa oled õppinud kõik ära, mis on vaja juba praegu ja on aeg selline rahuseisund vastu võtta, et see selline abituse tunne või selline endale kohtu mõistmine, mis on hoidnud sind üksinda mõnda aega, asendub nüüd tegelikult sellise sisemise lapsega kooskõlas olemisega, et see aitab sul edasi liikuda. Ma näen siin sellist finantsilise ja külluslikku struktuuri tekkimist, kus sul on balanss, liigud edasi balansi poole. Nii et naudi selle loomist. Valalistele ka siis samamoodi, kui sinu lähenemine on diplomaatiline ja sa proovid teist inimest innustada, kui ta on ka kurb näiteks, tundub, et mingid ohvrimentaliteediga inimesed võivad sinuni jõuda, kui sa oled vallaline ja kes siis võistlevad sinuga kuidagi selles, kes on parem või ei suuda seda vastu võtta, kui sul läheb hästi, et siis jää ise endaks autentsus ja ära luba endale ärevust või hirmu tekitada sellega, kuidas teine inimene sinuga räägib või sind kohtleb. Et selline kohtumõistmine seal all, kui keegi tahab kuidagi väga nagu depressiivne energia kuidagi kellegi poolt, kes mõistab maailma üle kohut selle asemel midagi ette võtta, et siis jää tugevaks ise. Sa ei pea ennast nõrgemaks tegema selleks, et teisel inimesel oleks kergem ja parem, et oleks sinuga võrdväärsem. Ja vähkidel küll näitab, et on aeg teha selliseid võib-olla mõnevõrra impulsiivseid otsuseid isegi tööalaselt just ja võimaluste alaselt, et kui sulle midagi pakutakse, siis võtta vastu ja kodustes asjades näitab, et ei taha sellega tegeleda, see on okei, see ei pea olema fookus, näitab, et ikkagi selline saavutuste ja tööenergia pigem. Et siin näitab, et on pikalt juba olnud sellist üksilduse perioodi, nüüd hakkavad asjad liikuma hästi palju igasuguseid võimalusi, ideid, et siis võtta seda mänguliselt. Lähene mängulustiga asjadele, siis on rõõmsam ja asjad liiguvad palju kiiremini. Ära lase siis inimeste varjukülgedel suhetes just ennast tagasi hoida, et usalda, et need uued suhted ja sellised sügavad ühendused ootavad sind, kui sa oled oma autentsuses. Lõvid siis, näed, sel nädalal tuleb esile mingi kurbus, et sinu ideid ei võeta vastu, sinule vaieldakse kohe vastu ja aetakse sõrad vastu ja mingi vastuseis ja selline, et inimesed panevad just kui uksed kinni ja müürid ette ja ei taha sinuga koostööd teha ja mingit sellist keskteed leida. Et see uste avamise sulgumise nädal, vaata, mis mõttes et saatus toob sulle nüüd õigeid inimesi, kellega koos asju teha, kes on siis need, kes tähistavad sinu edu selle asemel, et sulle nuga selga lüüa nii-öelda, kui asi hakkab minema või kes siis tunneksid ennast halvasti, kui sul läheb paremini kui neil. Näitab, et vanad reetmised, igasugused sellised
sõprade, lähedaste poolt, sellest hoolimata tähista kõike, mis sa oled saavutanud, kõike, millest sa oled läbi tulnud, kõike, mida sa oled kogenud, sest see sinu mänguline pool niisugune tahab sind särada tegelikult ja see aitab sul elu stabiilsust luua ja edasi liikuda kõigest vanast, mis on olnud. Et see selline üksinda säramine, et kui sa oled üksi, sa saad olla sina ise, sa tunned ennast hästi ju tegelikult, et sellest pole midagi halba, see vastupidi väga hea ja kui see kedagi häirib, siis see on nende probleem. Et selline uued uksed nüüd avanevad, kus sa saad siis tõestada ennast nii-öelda ja ei pea ennast tundma ebapiisavana, vaid pigem usaldad, sa suudad ära õppida kõik, mis vaja ja liikuda edasi selles rütmi, mis vaja, et selline natuke hulljulgete otsuste tegemise aeg, ära jää koju kinni, ära peida ennast kuskile maale, vaid võta härjal sarvist. Et selline natuke tahaks nagu mitte tegeleda asjadega, aga kui sa nüüd lubad sellel variantide ja võimaluste virvarril avaneda enda ees, siis tegelikult see loob sulle eluks väga hea baasi, turvabaasi siis ja vundamendi tulevikuks. Armastusasjades ei ole nagu fookus selle peal, et pigem on praktilised kaalutlused ja enda vundamendi ehitamine ja see on eluterve. Et igasugune romantika kuidagi tekitab stressi, tahaks sellest minema minna pigem. Et see on ka okei. Võid vahest ju ka endaga tegeleda rohkem prioriteedina kui kellegi teisega. Näitab, et sa oledki õppinud ära enda sees selle balansi leidmise, et ei ole vaja kogu aeg kedagi kõrvale, kes sulle midagi ütleb või kinnitab. Et see iseenda sees on selline kindlustunne ja kodune tunne ja mõnus olla. Et õppimise energia on ka, et kui mingid uued uksed avanevad, mis nõuavad õppimist, siis uued tööd, uued mingid variandid, võimalused, siis tõesti võtta vastu. Ja reisimine on ka hea, kui sul on plaanis selline asi. Igasugused uued uksed, uued võimalused, keskendu neile. Vallalistel lõvidel ka siis on selline nädal, et stressile ei tahaks keskenduda, pigem tahaks ideedega tegeleda ja vaatagi, et kes sinuga siis võistleb või kes siis näeb su tugevust ja vastab sellele, kes on sinuga samal levelil, samal tasandil. Et kes tasab sulle autentne olla, kes tunneb ärevust või hirmu, kui sa oled tugev ja tead, mis sa tahad. Et vaata pigem pigem on soodustatud kuidagi selline füüsiline lähedus sel nädalal kui vaimne või spirituaalne, sest see nädal kutsub sind üles leidma balanssi iseenda sees, nii et ei ole otseselt kedagi vaja või tähelepanu kelleltki vaja, et ennast tunda autentsena, et see, kõik on meile ju peeglid, kes meie ümber on, aga sul on see peegel juba, see peegel on sulle tuttav juba, ütleme nii. Et selles mõttes ei ole universumil vaja sulle see kedagi saata praegu nii konkreetselt, vaid pigem on siin sinu endaga seotud võimalused, et sa läheksid võimalusi jahtima nii-öelda. Ja see loob sulle siis hea pinnase tõesti tulevikuks. Raha mõttes soovitatakse kõige parem variant on puhata, et see loob sus endas selle rahu ja siis sul on aega sellega tegeleda, et kui miski ei lähe nii, nagu sa plaanid, siis midagi sa ei anna valedel asjadel oma energiat ära, vaid suudad praktiliste asjadega kohe tegeleda, nii et asjad saavad ikkagi joonda aetud ja nii see küllus tuleb. Et ei lükka tänaseid asju homsa varna, vaid tegeled ja lood ära ja ongi tehtud. Pigem näitab, et kui sa veedad rohkem aega iseendaga, siis see natuke teiste juurest minema kõndimine, iseendaga aega veetmine, see aitab sul luua neid ideid, mille pealt siis edasi asju luua ja oma elu ehitada. Neitsid, sel nädalal tuleb esile mingisugune selline kohtumõistmise teemad justkui ei tahaks nendega tegeleda, mingisugused sõrad tahaks vastu ajada,
kohe mingid ideed ja asjad, et sinu intuitsioon on kuidagi kuum külm, mingi süütunne tuleb esile ja selline tahaks nagu olla see kangelane või see, kes toob midagi head teistele, aga sisimas on süütunne teemal viha ja enda müüride ette panek, ehk siis ütleme nii, et armastuse teemadega tegelemise nädal väga ei ole, et pigem on selline õppimise ja praktiliste teemade nädal, kus ei taha teistele väga anda endast midagi palju, et selline neitsilik analüütiline nädal, kus siis kuidagi ei oska suhelda teistega, tegelikult selline eraku energia tuleb väga tugevalt esile, mis muidugi esindabki ju neitsit ometigi, aga just see, et ei taha kellegi abi pakkuda ka, et hetke mind rahul, las ma teen oma asju. Mingi selline energia tuleb läbi, et justkui asjad on seisakus, see koos tegemise rõõm, teistega tähistamise rõõm, sõpradega aja veetmise rõõm, et selline otsing iseenda sees rahu leida, ei taha millelegi pühenduda, tahaks rahulikult olla ja selline reedetuse tunne pisut jällegi kohtumõistmine, kas siis sina mõistad enda üle kohut, teiste üle, nemad sinu üle või korraga, ilmselt kõik korraga. Selline kuum külm ja jällegi süütunnet viskab, et ilmselt oled ise siis kohut mõistnud teiste üle ja tunned süüd ka selles osas, miks neitsi on kriitiline nagu ikka, aga see nädal on kuidagi see eriti keeruline inimestega suhtlemine miskil põhjusel. See õpetab sind, ükskõik tuleb mingi põhjusega, see õpetab sulle, kuidas luua kindlustunnet kellegagi, kes on su päris pere, hingeliselt siis, kellele saad toetuda, kes saavad sulle toetuda, et isegi kui on rasked asjad, kes jääb su kõrvale, kelle kõrvale sina tahad jääda kõigest hoolimata. Et see on sinu proovile panek, sinu tugevuse proovile panek, et kuidas sa teiste eest hoolitsed, kui sa ise oled mingisuguses kohas, kus on hävituslik energia tegelikult. Et kuidas sa sellega toime tuled, ei taha vastutust võtta siin. Aga vaata enda sisse, milline on sinu osa asjadel, kui asjad ei jookse ja kui palju sa tegelikult teisi eemale lükkad ja kui palju sa tegelikult veedadki aega eraku energias. Et vaata, mis piirist see enam eluterve võib-olla ei ole. Et siin viitab ka isa teemad tulevad neitsidel ka esile, et oleks aega õppida sellest, et mis osa sinust juba lapsena ei tundnud ennast piisavana ja kui sul olid mingisugused asjad, mida sa tahtsid tähistada, näiteks sünnipäevad või mingid esinemised või mis iganes need olid, et siis kas sul oli rahu ümberringi, et sa said seda tähistada või oli, siin just isale viitab, et kas isa oli kohal nagu mentaalselt või mitte, et kuidagi siin viitab sellele, et oleks saanud tähistada oma lähedastega, eriti isaga ja kuidagi kõrvalejätuse tunne. Et mingi selline energia tahab läbi tulla, vaata siis selle sisse, eks see on kollektiivne lugemine, iga ühel on mingi oma teema siin, aga isa teema tuleb läbi ja jällegi. Et suhtlusprobleem, mis sul nüüd on, vaata siis oma suhet isaga ja kuidas see on kandunud üle siis sinu suhetele praegu, sinu praeguses elus, kuidas see seda mõjutab ja kas sa suudad isale andestada, iseendale andestada. See kohtumõistmise energia, see on vaja nüüd ära tervendada. Suhetes räägib täpselt sama asja, et see, et sa hoiad ennast kõrvale inimestest, vaatad kuskile mujale, see on tegelikult endale valetamine, et sa räägid endale, et siis ma olen juht, ma juhin enda elu, ma olen tugev, mul on see power, aga tegelikult sa hoiad ennast üksi ja elad fantaasia maailmas mõneti. Et siis füüsiline toob sind tagasi, füüsiline kirg siis oma partneriga, söök, jook, füüsilised asjad tuletavad sul meelde, et halloo, et maa kutsub ja elu kutsub, et siis toob sind sellest seisundist välja, 2 jalaga maa peale, kus sa küll tegelikult ka muidu oled, aga lihtsalt sellest oma mullist välja. Et siis katsu füüsiliselt rohkem maailmaga ühenduda ja näitab, et sinu ümber on see armastus ja inimesed, kes tahavad sinuga tervet elu koos veeta, aga sa oled nendega kuum külm. Ja siis tunned jälle süütunnet, et sa kellelegi haiget tegid, jah. Et siis hävituslik energia, selle eest on vaja võtta vastutus. Et panen siin abitab tunnet ja kurbust pisut, et see ongi sinu see varjukülg praegu, mis mängib, et mis lükkab inimesi eemale. Et pööra siis temale tähelepanu, vaata, mis kurbus seal all on tegelikult.
sest see tuleneb jällegi lapsepõlvest, kus ei tundnud ennast piisavana, viitab mingile olukorrale, kus sa tähistasid, tahtsid mingit rõõmu ja siis jällegi see isa või isab või kuur ei pööranud sulle tähelepanu. Ja siis ka tegelikult kuum külm, märkan sind, ei märka, olen oma ette, nüüd sa kordad seda mustrit, nüüd vaata sellesse ja katsu sa siis ära tervendada tõesti. Vallalistel neitsidel ka siis tegelikult tuleb esile mingi meessugu ja mehelikkust puudutav viha. Siis sinu enda sees, sinu enda vastu, isa vastu või meesliini esindajate vastu üleüldse, mis hoiab sind üksildasena. Et tervenda see ära, siis saavad suhted rohkem õitsele lüüa. Et praegu ei ole väga soositud siin kohtingutel käimine, et enne näitab, et õppijärve see õppetund, kuidas mitte kohut mõista meeste vastu. Oled sa siis mees või naine, aga see energia tuleb läbi. Et usalda enda intuitsiooni. Kui ei tunne, et oleks õige aeg kohtingutel käia ja tahaks asjad pausile panna, siis pane. See on sulle elu tervem tegelikult. Neitsidele viitab, et raha asjadest tasub investeerida kodustesse asjadesse, on siis talu või maja või siin on kodused asjad, sellised kodu hoidvad energiat, et see toob sulle rohkem balanssi, avab uusi uksi tulevikku, kui sul on selline mõnus balanss ja liiga palju õlgadel, siis lihtsalt see turvaline koduruum on see, mis toetab ja aitab sul puhata, et siis sinu selline sisemine tark pool saab õitseda. Kaaludel näitab, et mingisugune sõltuvuste ja varjukülged teema tuleb esile. See saatan, eks ju, trikster siin mängib ja tahaks sellega tegeleda, ilmselt enda sees on mingisugused sõltuvused ja nimedad kohad, mida ei tahaks vastu võtta, mille ei tahaks tähelepanu pöörata, aga näitab, et see sinu diplomaatiline pool ja autentsus tegelikult ju võidaksid sellest, kui sellega tegeleda, et praegu mingi osa sinust on natukene kõrvale jäetud ja kõrvale lükatud, et tunda seda sisemist rahu. Ma näen siin tegelikult praktiliste asjadega selle asemel, et enda sisse vaadata, aga selles mõttes see paneb siit ka sellest õnnetundest tegelikult minema kõndima, et see inspiratsioon ja see elevus, mis sinu sees on, ei pääse tegelikult esile piisavalt. Et see väsimus on sees, et koopab selline tark ja välja peetud ja vastutustundlik olema. Aga mis oleks, kui sa vaataksid ennast peeglist lihtsalt ja aktsepteeriksid ennast sellisele, nagu sa oled? Proovi ära. Näitab, et tahad hästi palju aidata, just neid, keda sa armastad, et olla tugev nende jaoks, eriti just, mis puudutab koduseid teemasid ja sellist külluse loomist, kui sa oled pereinimene. Et jällegi mingi osa sinust ei tahaks seda teha nii palju. Tahaks minema kõndida. Vaata seda osa enda sees. Aktsepteeri ka seda, see on okei. Vahest tahaks kõik minema joosta ja lihtsalt olla kuskil. See on okei, võib-olla saad endale võtta mõne hetke ja lihtsalt olla ise endaga. Ei pea kogu aeg olema see, kes on vastutustundlik. Näitab, et üksi oleku aega oleks rohkem vaja ja siis aega armastatutega, et see balanssi viia rohkem. Et selline enda ühesõnaga vaata seda poolt endast, mis ei taha vastutust võtta teiste inimeste eest ja toida ka seda poolt millegagi, et lubad endal mänglev olla või midagi teha, mida tahad teha ainult sina. Siis loob sellist sisemist rahu rohkem. Armastuses siin viitab ärevust, et see stabiilsus oleks kogu aeg sinu õlul ja viitab südame valule, et kui tahaks ennast lõdvaks lasta, mitte vastutada, lihtsalt olla, lihtsalt tunda midagi ilma, et peaks tõesti kedagi aitama või kedagi toetama, et siis luba sellel olla. Vallalistele siis sel nädalal sa võid kohtuda kellega, kes on abielus, nii et ole selles osas ettevaatlik ja üksinduses pole midagi halba, kui selles on sinu enda tugevus ja selline stabiilsus ja turvalisus, et viitab ära siis seo ennast väga kellel on pere ja abielu, et siin võib seda juhtuda tõesti väga paljudel.
keskenduda sellele, mida sa tahad, et kui sa tahad ise ka abielu ja sellist elukestvat suhet, siis väljenda seda kohe algusest peale, kui sa kellegagi kohtud ja vaata, kuidas nad reageerivad, kas nad on ausad, räägivad sulle ausalt, mis on nende suhte olukord siis selles mõttes ja kas nad on suutelised sulle seda pakkuma. Rahaasjades on hästi palju mingisuguseid asju õhus ja tekib sellest ärevus, mingid legaalsed küsimused ka tulevad päevakorda väga paljudel, et siis pigem kui sa tunned, et kõik on liiga palju, võtta endale hetk ära, otsusta liiga kiirelt, katsu kuidagi võtta mingi retk, kuskil ära olla ja siis vaata, mis su intuitsioon sulle ütleb, et see paistab olevat parim lahendus. Intuitsioon, ma näen siin, ütleb, et see ei ole õige tee rahaliselt siis, kui sul on mingid küsimused siin, et siis lihtsalt usaldama intuitsiooni. Skorpionite väljakutse sel nädalal siis on selline, et saatus toob mingit sellist huvitavat seisakut mõnes mõttes, et iga kord, kui sa mingi loomumane tunne, et ei tahaks nagu tegeleda millegagi, ei tahaks inimestele oma energiat anda, et selline nagu tahaks kuidagi lihtsalt olla, aga siis tuleb mingi kiresööst või selline energia, et ma siis teen ikkagi, aga siis see kuidagi lõpeb või see ei vii kuhu või inimesed ütlevad, sellega see ei ole midagi väärt või selline kuidagi asjad nagu ei liigu. Usalda seda siis intuitiivselt, et kui see ei liigu ja mingi resistantsus ja selline tagasilükkamine on kuidagi universumi poolt, et siis võib-olla praegu ei ole õige aeg. Et näitab, et tegele pigem praktiliste asjadega või selle kahe vahel olekuga, et kas ma nüüd teen või tee, mul siis sisemine tunne ütleb, et ära tee, aga samas nagu tahaks teha. Et siis oota ära, kuni see päris inspiratsioon tuleb. Kui see tuleb nagu sellest õnnetundest, rõõmus, sul ei ole mingi kõhklust ja kahtlust, tead, kui seda tunnet, siis kui sa ei pea üle mõtlema, vaid see on loomulik, see lihtsalt tuleb. Muidu tekib reedetuse tunnet teised võtta vastu, aga kui sa ise ka ei ole kindel, kuidas saavad teised olla kindlad sinu idees siis? Nii. Armastusasjades siis ka, mingisugused uued tuuled, uued uksed, inimeste, kes siis saavad olla sinu tiimis, sinuga samas paadis nii-öelda, aga see autentsus tekitab kuidagi stressi, et oma ideede jagamine, kõik see asi, et kuidagi selline mingi koht on läbi tehtud ja ära õpitud, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab, selle all võib olla igasuguseid varjukülgi ja lihtsalt sellepärast, et kellegi on samad väärtushinnangud või ideed ei tähenda veel, et ta on sinu hingesugulane või keegi, ta saad usaldada, et sa oled õppinud ära see mees-naisenergia balanss ka, et milline see võiks olla nii sinu sees kui ka siis paari suhte tasandil kui ka ma ei tea, kollektiivselt, et kus need energiat siis voolavad, et ei taha ennast väga avada kellelegi. See on okei. Aeg on natuke ise olla ja läbi mõelda, millist tiimi ja millised inimesed enda ümber päriselt tahad. Mitte lihtsalt kinni hakata, kui keegi minu ideedesse usub, väga hea, järelikult ta peab mu elus olema, ei ole päris nii, et neid inimesi tuleb veel, neid inimesi on veel, usalda seda. Ja oma paarilisega siis ka mingid varjuküljed võivad siin tõesti esile tulla, et selline mingi abituse tunne tahab esile tulla Skorpioni sees, et keegi teine oleks see tark ja õpetaks mind, näiteks mulle, kuidas teha. Võib-olla seda on vaja vahest. Lubaga sellel tulla sellel kohal, kui te saate partneriga selle läbi mängida, et näitab, et see on nagu õiglane, et sina oled seda kohta hoidnud teise jaoks, las tema hoiab siis sinu jaoks. Ja vallalistele Skorpionitele ka siis kuidagi ei ole sellist tunnet, et tahaks kellegile kirjutada, ühenduda, nagu selline tahaks nagu seda tõelist suhet, mingi abielu ja tõesti elu koos ja selline romantika ja selline õiglus ja ühesõnaga tahaks seda tõelist suhet, mitte lihtsalt selliseid pendeldamisi või kirjavahetusi ja ei lähe iga asja peale liimile ka, et see inimeste tume pool, sa näed seda läbi väga hästi. Siin on see tarkus ja see, kas sa tead, mis sa tahad, nii et kui see ei ole see, siis las ta jääb. Rahaasjades on mingi segadus, väsimus, ei taha vastutust võtta, kuidagi asjad ei voolu, nii et kui vähegi võimalik, siis võib-olla ei ole see nädal, millel
nagu tegeleda, et kuidagi universum reaalselt paneb sul asjad kuidagi pausile hetkel, et selline kuum külm, ei tea, mis suunas minna, et võib-olla võtta see mõtlemisaeg endale, kui vähegi võimalik ja lihtsalt tunneta ära, kui see periood on läbi. Siis saadetakse sulle jälle sõnumeid, et kuidas, millist maailma sa tahad luua ja kus see küllus, kus suunas see peaks tulema. Et see nädal ei ole nagu see energia. Pigem vaata ise endasse tõesti. See balanss, mis sa oled enda sees loonud. Hamburitel ka tuleb esile siis selline asi, et kui asi puudutab tiimitööd, koostööd üldse, siis on selline tunne, et mul on juba hea iseendaga, mul on juba balansi leidnud, mul on juba ideed olemas, et milleks mulle see. Et ei taha kellegi abi, selline kontrolli vajadus, eriti praktilistes asjades, aga selle all on natuke kurbust, konfliktide vältimist ja kõik on liiga palju. Kui sa päriselt tunnistad ja sul on liiga palju asju oma õlul, siis tekitab sus vihana, siis tegelikult üle öösed balansis, et see hävitab sind ennast lõpuks, et see endale valetamine, et sul on kõik hästi. Et selles mõttes tasub ikkagi oma mullist välja tulla ja maailmaga ühendada jällegi. Taaskord siin on see isa energia, et selle vastuvõtmine on kuidagi keeruline, isalik energia siis, et tahaks oma lugu rääkida kõigile ja seda teha siiski ilma oma võib-olla baashaavad avamiseta. See sügaval sees on see kurbus, viha ja ikkagi endale valetamine, et kuidagi, kui asjad lähevad hästi, siis nagu tahaks selle ära hävitada igaks juhuks, saaks puhkust, ikka on liiga palju. Et selles mõttes katsu leida balanss mees ja naise energia vahel enda sees kui ka enda suhtes ja enda ümber, et siis suud teistega rohkem ühenduda, mida rohkem see teistega ühendud, seda rohkem koos tähistamist ja armastuse voolavust. Et see pea kõik üksi tegema, usalda, et on ka teised, kes saavad sinu loos olla mingi rolliga. Et sa ei pea teisi aitama, nad ei pea sind aitama, aga äkki on võimalus teha koostööd hoopiski. Et selline järelemõtlemise koht. Ära mõista kohut teiste üle enne, kui sa ei ole neid tundma õppinud ka. Et siin ei tea, et uued uksed avanevad, uued inimesed, uued mingid juhid, võib-olla uus boss või sa ise leiad mingi juhi figuuri oma elus, tahaks minema joosta, aga anna võimalus. Nad sinu eest hoolitsevad, on sinu vastu lahked, armastavad, head, elavad sulle kaasa, siis võib-olla on sellest kasu, et neid usaldama õppida. Armastusasjades siin viitab seisakule just kui selles mõttes, et mingid ärevused ja vaidlused tahavad esile tulla, aga tahaks pigem rahu, ei taha tegeleda nende teemadega, ei taha rääkida midagi. Enda siis on segadus ja võib-olla ongi mõistlikum siis natuke võtta aega endale, kuskile ära minna, näitab siin mingit ringi liikumist. Üksinduses saad sa aru, mis teeb sind õnnelikuks tegelikult ja mis sind motiveerib. Et see üksindus eraku kaart. Et usalda seda tunnet, võtta endale aega võimalikult palju. Ja vaata, kus sa mõistad kohut mehelikkuse üle, kas enda sees või teiste sees. Ja vaata seda kohta ka, see on hästi oluline sel nädalal. Vallalised hamburid, siis usaldage oma sisetunnet, kes on autentne, kes ei ole, kes mängib, et on tugev ja kes on päriselt tugev. Et selline maailma vaatlemise energia, see aitab sul olla nähtud iseendana ja aitab sul näha ka teisi sellele, kes nad päriselt on. Füüsiline lähedus tekitab mingit stressi, võib-olla ei ole ka selleks aeg, sest kui sa alles kedagi kohtad, siis võib-olla kui need mingid teemad on õhus, siis on raske ühenduda, et selline emotsioonide ja pea selline võitlus käib justkui, et mis tasandile sa siis jääd. Katsu see balanss leida praegu. Et see kire energia ja inspiratsioon tahab valla pääseda, aga seda on hästi palju sinu jaoks praegu. Et selles mõttes sellega on piisavalt tegemist, et ei ole mõtet väga süvitsi minna uutes armusuhetes, enne kui need ei ole ennast kuidagi tõestanud ja mingit sellist kindlust pakkumas, et on päris sügav side, mis toob rahulikkust ellu. Rahaasjades vaata mustreid, kus sa oled olnud liiga lahke, liiga paindlik, liiga diplomaatiline, kus sind reedeti ja just professionaalselt tööalaselt keegi võttis sinu aupaiste või pani sulle
mingisuguse pahukirja, süüdistas sind milleski või mis iganes, kus on see ebaõiglus tööalaselt, et keegi nagu ei hinnanud sind, et siin on selline viha just nagu meheliku saavutusenergia koha pealt, kus sul ei lastud särada. Vaata seda ka ja just üksi oleku aeg annab sulle võimaluse sellega tegeleda, et sellest välja tulla. Siin on paljudel vaja saata mingi sõnum, rääkida sellest, mis oli ja oma ideedest ka, et sa väljendaks, mida sa soovid. Kui sa teed kõvasti tööd, siis äkki on aeg palga tõusu küsida, palga kõrgendust ja kaljukitsedele viitab ka kodustele teemadele, see on just pigem rahaline küllus ja sellised materiaalsed teemad, et selle toomine nagu, et siin on mingid endale valetamised ja mingi hävituslik energia, mis väsitab, ei taha vastutust võtta ja ei taha tegelikult sügavamalt ühenduda ka kellegagi hetkel, et selline fookus on enda sisemisel balansil, tahaks sellele keskenduda ja kui sul on mingi mentorfiguur või keegi, kes on sind õpetanud või toetanud, siis nüüd on mingi segadus temaga seoses, et ei taha nagu ühenduda justkui see aitas enne, aga nüüd tekitab mingit veidrat tunnet, et miski pole päris nii nagu peaks ja võib-olla ka sinu kaaslane, sinu sõber või keegi, kes on sinule palju õpetanud, et praegu paistab, et elutervem on keskenduda endale, mitte temale, et varjukülg on esil sellel inimesel praegu ja tal on liiga palju peas toimumas, et suuta sinu jaoks olemas olla. Siin on varjude mäng, mustvalge, edasi-tagasi, ta ei suuda ära otsustada liiga palju mingeid praktilisi asju tema jaoks, ta ei suuda nagu kohal olla, näitab kuuma-külma energiat ka sinu suhtes, nii et keskendu endale, enda balansile ja nii ongi. Jah, näitab, et mingi hirm ja süütunne on ka, et kui ei ühendu teise inimesega, aga võtta seda nii, et kui tehakse ärevaks ja mingi vaidluse energia või selline tume energia tuleb esile, et siis on okei võtta nagu paus ja distants mõneks ajaks. See on elu terve. Ja kui asi on õige, siis see inimene ei kao ju kuhugi. Suhetes tuleb see eriti esile, et kui sina tahad olla tiimimängija ja seda küllust luua, siis siin on nagu mingisugused hävituslikud energiat, mis energiat röövivad lausa ja keegi ei taha siin vastutust võtta, mingisugune selline keerukas teema on üksteise aitamisega, balansi leidmisega, kuidas üksteisega suhelda, mingid vaidlused ja võitlused justkui. Et usalda ennast, sa tead, milline see peremudel või see kokkulepete mudel võiks siis olla. Et kuidas see on eluterve, kui teisel inimesel lappavad mingid varjuküljed tõesti, siis ega sealt head nahka ei ole oodata. Tuleb ära oodata, kuni need sellega tööd teevad või siis tõesti avada ennast maailmale. Et inimesed, kes sind päriselt näevad ja kuidas saad siis oma viha välja elada, mis on tekkinud läbi selle, et kuidagi selle kurbus all on nagu palju peidus, et kuidagi see, et asjad ei voola suhtluses, et seal on kurbust ja viha ja igasuguseid asju, et siis ela seda välja ja väljenda seda. Et jah, siin näitab sellist ikkagi varjuküll tahab esile tulla. Ühesõnaga vaata, kus see sinu suunas tuleb, see negatiivne energia ja katsu sellest välja astuda. Vallalistel kaljukitsedel ka siis on selline üsna edukas energia või selline, et ma tean, mis ma teen, ma tean, mida ma tahan teha. Et kui tekib selline ebapiisavuse tunne, siis sa kipud üksi ennast hoidma, et see rahu taas leida ja siis on jälle teotahet, et siis toimetad. Et natukene on selline tunne, et sinu diplomaatiale ei vastata sinu ümber, et peab kuidagi müürid ette panema, et siis keskenduda tõesti endale oma turvaruumile, et siis see aitab sul asju luua ja kui uued inimesed sulle tulevad, siis ära mine liimile lihtsalt füüsilise külgetõmbe peale, vaid tõesti vaata, et kas inimene toob su ellu stressi, mingid oma muresid või pigem on ta keegi, kellelt sul on õppida, kellele sina saad asju õpetada, kas teie vahel on selline õiglane, aus suhtlus, et vaata siis seda kaine mõistusega, nagu kaljukitsed ikka üldiselt teevad. Rahaasjades ka ära valeta endale.
et siin on ka asjade mingi lõpp, mingid vanad asjad lõppevad ja sa oled väsinud, siin ei ole nagu seda energiat, ma ei näe, et tahaks tegeleda ja jaksaks tegeleda nendega. Pane asjad siis pausile, kui energiat ei ole. Et see ärevus suhetest praegu ka kuidagi mängib, et ei taha tegelikult tegeleda eriti teiste inimestega. Ja süütunded, hirmud ühesõnaga palju lappab praegu, aga siis proovi oma kurbusega tegeleda ja tõesti jällegi viitab sulle ka reisimisele, et ringi liikumisele, et see teeb uue energia. Veevalate jaoks ka siin on mingisugused sellised praktilised küsimused, kus keegi teine proovib võib-olla vaidlust või sellist võitlust õhutada natukene, aga jää kindlaks oma sisetundele ja oma sellisele juhi energiale selles situatsioonis, et sa oled piisav, ei ole vaja tunda ennast ebakindlalt või üksikult, et sinus on see tarkus tegelikult selle situatsiooniga hakkama saada, et ära tunne süüd siis, et kui teisest inimesest ikkagi see muster tuleb ja tal on mingid lahendamata probleemid või asjad õhus ja ta tahab seda siis kuidagi välja elada, et sinus on see diplomaatia, aga see ei tähenda, et sa pead olema kellegi peksukott või tõesti sellega kaasa minema, et siis väljendaga enda vajadusi, oma tundeid ja lihtsalt tunneta, mida sina vajad. Et siin näitab ka jälle hävituslik energia on sinu poole suunatud kellegi poolt kuidagi, mis väsitab natukene, no see võib olla lihtsalt, et keegi on pahast tujus elaminest sinu peale välja, et siis ära võtta vastutust, kõik on hästi, võib-olla jäta siis see suhtlus natukeseks mõneks hetkeks, kuni see inimene maha rahuneb või kuni nad on taas paremas kohas endaga, et siis lihtsalt võtta enda jaoks aeg, sa võid isegi kodust ära minna mõneks hetkeks, lihtsalt rahulikult jalutada või olla, et see rõõm siis sinu sees jälle taas ennast ehitab, et kuidagi selline selline kurbus on seal all natukene, eriti just romantilistes asjades, et miks peavad asjad olema nii keerukad, et siis võib-olla väljenda seda, kui sa saad, aga mulle tundub, et see teine inimene ei suuda seda vastu võtta praegu, et selles mõttes väljenda enda sees, kirjuta see välja või ela see kuidagi moodi välja. Armastuse küsimustes on see hävituslik energia, mingi segadust tekitav asi sinu suunas, et sa oled nagu autentne, räägid nii nagu on, aga teine inimene kuidagi on mingite hirmude küüsis, kuum külm ja tahab nagu, et sa aitaksid teda, aga samas lükkab eemale ja on hästi impulsiivne, et kuskilt poolt tuleb see energia praegu su ellu ja seetõttu siis tõesti stressitase on natuke tõusnud, pehmelt öeldes, aga katsu siis enda sees see balanss leida, et see on kõige olulisem, et sinul oleks balanss, sest sinu oled see targem praegu ja sellest sõltub siis teie edasine suhtlus, et kas sina suudad balansi leida, nii et võta aega ja üksi olekuks. Vallalistele tuleb tööalaseid suhteid palju ja praktilist rääkimist kellegagi, võib tekkida mingi huvi tööalase suhte vastu, aga ole ettevaatlik, näitab, et ei maksa väga mängida sellega. Rahalistes asjades ka on mingi segadus, hirm, ei taha nagu tegeleda sellega väga. Et sinu parim viis küllust luua on seljatada see need nii-öelda varjuküljed, mis suhetes esile tulevad praegu, mis tekitavad sus ärevust, et sa jääksid iseenda stabiilseks, siis see raha kasvab, et kui sa oled ärevuse seisundis, siis tegelikult see ei aita rahale kaasa. Et katsu tegelikult tegeleda nende suhtemustritega ja sellega, et kus sa paned piirid ette ja lähed oma rahu nautima, et mulle nüüd aitab, ma tahan nüüd ka nagu natuke ennast koguda ja olla, aitäh, et see on see hetk nüüd sellele tasub ennast fokusseerida. Kaladel tuleb isegi selline tunne, et ei ole nagu piisavat oskusi, suutlikkust ja valmidust olla oma elujuht. Sellised hirmud tulevad esile, et tahaks pigem olla üksi, midagi õppida, aga see on natuke nagu selline stressi leevendus, et tahaks midagi õppida, midagi lugeda, midagi vaadata selleks, et lihtsalt mitte vastutust võtta tegelikult. Sul on oskused ja suutlikkus särada, juba midagi maailmale pakkuda, aga sa lihtsalt rahu enda sees ja hoiad ennast natuke maailmas kõrvale. Eks on kalade eripära ka muidugi. Et kuidas sa ära tunned, et see on ülekäte, on siis, kui sa ei tunne enam huvi millegi vastu, ei suuda ennast enam millelegi pühendada.
et siis on natukene see üksi-oleku periood pisut üle kätte läinud. Et vaata, sinu sees on see varjatud tugevus, kui sa üksinda oled mõnda aega, siis see kasvab, aga kui see muutub üksilduseks, siis kuidagi hakkab tekkima süütunne, eriti tööalaselt ei ole justkui fokusseerinud ennast, aga see üksinduse aeg samas jälle õpetab sulle, et selles mõttes näitab nagu, et sinu puhul siiski see on õigustatud, ütleme nii. Et kui sinu ümber on mingid vaidlusi, eriti siis tahaks kohe endamisi olla ja oma ette tõmbuda. Et selles on nagu rohkem õnnetunnet ja see sobib sulle. Et ole endale truu, see näitab, et üksinda on rahulik, näitab sul särada jällegi, et sa ei peagi teiste inimestest vastutama tegelikult. Näitab, et keegi su ümber laperdab, aga sinu sees on rahu. Et see aitab sul elada, aitab sul luua ja kodus ka sellist kodustunnet luua, et sa oled oma energias. Suhetes tuleb esile mingi selline ebapiisavustunne, mille tõttu sa ka jällegi ennast eraldad. Et õpi ära tundma, millal sa muutud, millal on see stressiseisund, mis paneb sind nagu asju pausile jätma, eriti mis puudutab kirge kellegagi ja sellist kodust minemist selle asemel, et oma lähedastega ühenduda. Et sellised müürid on hästi kõrged ees, aga proovi seda teha läbi mänguliste tegevuste. Võib-olla mängite koos mängu, vaatate mingit lõbusat filmi oma lähedastega, et see aitab taas ühenduda. Et siis ei ole selline kellegi emotsioonide eest vastutuse võtmine, siis sa tunned ju kõike väga tugevalt. Vaid selline rahu säilib ja inimesed on oma paremas olekus, kui nad on mängulised, et see nende varjuküljed ja kui nad sellised olekud, kus nad proovivad siis kuidagi sinu rahuseisundit sellega rikkuda, nad suruvad midagi peale või proovivad midagi kontrollida, et siis see on suunatud millessegi teisesse, mingisse mängu asja, mis siis seda intensiivset energiat enda peale võtab, et sulle sobib see hästi. Vallalistel kaladel tulevad esile vanad südamevalud ja justkui ei tahaks tegelikult oma mullist välja tulla. Et ma näen kirjalik ühendumine kellegagi viib sügava suhteni, aga selline otse kokkusaamine ei ole nagu selleks aeg. Et pigem siis tasa ja targu. Rahalistes asjades näitab, et perega koos või pere energias tehtud otsused või plaanid või investeeringud, perega näiteks koos tehtud mingid asjad toimivad hästi. Et selline kõrvalejäetuse tunne, et vaata, et teised mingid grupid, sõbrad ja pered tähistavad, et tahaks ka seda, et sa tahaks sellist kollektiivset energiat koos mingite asjade loomist. Et siis see kannaks tõesti see tiim väga hästi. Tundub, et selline selles mõttes abitu tunne, et ei taha olla see, kes seda eest veab või seda juhib, aga kui sind kuskile kutsutakse sellisesse kollektiivi, siis viib külluseni tegelikult, et hoia siis silmad lahti. See kutse paistab, tuleb. Ja näen siin sõnumeid ühendust, et ole siis avatud. Nii, see oli siis selle nädala energia. Kui see sind kõnetas, siis anna teada ja kui vajad enda vaatlust või lugemist, siis ühenda minuga. Aga seniks maagilist nädalat.